Tervist, täna on 22. märts, Saaremaa Loomaja kanal ja mina lähen siis, ma pean heina praegu, et natukene hilisem hommik, aga ainult natukene, sellepärast, et mul oli eile bändimäng, siis ma mõtlesin, et üritan natuke magada, ei tulnud väga välja. Aga ma teen nüüd heina ära ja siis on loomade koha pealt see, et me peame täna tegema surikaatidele parasiiditõrjed. Ja miks ma ei teinud surikaatidele parasiiditõrjet eelmine kord, kui me tegime teistele, on sellepärast, et kuna mul oligi nüüd laupäeval bändimäng, siis ma tavaliselt paar päeva enne bändimängu väga ei taha neid parasiiditõrjeid asju teha, sest kui ma nad kinni püüan, siis nad hammustavad mu sõrmi ja kuna ma pean pilli mängima ikkagi oma sõrmedega, näppudega, siis kui need on läbi augustatud, no iga kord ei juhtu, aga vahel juhtub, et nad hammustavad mu sõrmedest läbi niimoodi oma hambad, on ja lihtsalt seepärast, et ta ei taha, et keegi püüab, keegi teeb neile mingit süsti või mingit jama, on ja siis et seda vältida, siis me teeme parasiiditõrje täna pühapäeval, kui bändimäng on läbi, et siis on aega taastuda jälle nädal aega, et ei pea haigete sõrmedega mängima. Esimene peatus on jälle Kameroni lambad ja siin tekkis väga huvitav olukord, et sündis 2 täiesti musta talle, mida me ei ole varem näinud. Me teame, et emased ei ole saanud käia kuskil küla peal ka, et selleks kuskilt mujalt mingit geeni. Üldiselt talled peaksid olema sellised, nagu see tüüp siin on ja vahel on valged laigud peal, nagu see tüüp, see kõige vanem. Aga ühel lambal utel tulid siis täiesti mustad talled, mis on täiesti jabur, aga nad on ülinunnud ja armsad selles mõttes. Ilmselgelt peavad puhtad Kameronid olema, aga kuidas nad mustaks said, seda me ei tea. Igas karjas üks must lammas. Teate, mina ei lähe väga tihti närvi. Ma olen suhteliselt külma närviga, aga just tulid meie maa pealt läbi 4-5 ATV-d, fancy tuhked kaarutasid, tulid kuskilt läbi teiste maade ja mõttes praegu kevadsel ajal, kus on nagu kõige märjem, kõige rohkem kahjustab maad, tulevad mingid tüübid ja lihtsalt nagu lägastavad teiste maid ja nüüd nad paid kuskil sinna poole. Ma oleks neile ette jõudnud, ma oleks kindlalt nagu mingi kordi kahjunõud saatnud neile või midagi nagu, selles mõttes, kes vastutab sihukese pulli eest. Et nagu mul ei ole see vastu midagi, sõike teede peal kõik asju ja enda maad kündke üles nii palju tahate, aga Orisse inimesed olge ettevaatlikud, mingid natukene mitte väga intelligentsed inimesed järelikult kahjustavad maid meie piirkonnas, nii et selle mõttes sihuke asi jääb nii närvi nagu, ei saa aju olla lihtsalt ilmselgelt nagu, et täitsa pekkis, piinlik, lihtsalt piinlik, mu inimkonna pärast piinlik alati. Paneme heina ära, rahuneme maha. Kui mina panen heina, siis ma panen ikka varuga selles mõttes ja kui ma teen mitu päeva järjest, siis ma tean, et kui ma esimene päeva panen varuga, siis mul teine päev väga ei ole ka vaja tuua tegelikult, et oleks loomadel heina kogu aeg piisavalt palju ees. Nii nunnu ka, mulle meeldib, et neile meeldib see hein, selles mõttes see on Sirbi Mihkel müüs meile need heinad, et väga hea, väga ilus hein, väga ilus. Aga väga ilusad lambad on ka. See mõttes sükene loomade toimetamise päev tundub nagu sükene poolpuhke päev, et teed nagu loomi ja siis naudid seda, et nad on sul olemas ja et nad on nagu toredad. Et see on alati sükene kerge päev, ma ütlen ausalt, kui saab lihtsalt loomi toita. Järgmised on sponid, kes saavad heina. Hein läheb siia suurde söötmesse ja samamoodi ikkagi varuga ja selles mõttes, sükene tore on vaadata, et nad tulevad kohe kõik, tahavad suhelda. See on nii tore. Teeb tuju heaks. Nii et lollid ATV inimesed ei tulegi meelde enam. Et see mõttes, nüüd ma lähen, järgmine peats on siis kaamel, siis on Vassanti lambad, siis on šefi eesel ja kitsed. Suurtel lammastel on hein kogu aeg ees. Suure rulliga, veistele ka rull ees ja siis ma lähen sinna poe taha, kus on ott ja sea, et ja siis ongi heinaga kõik, jänesed, merisead, nipet-näpet ka, et ma nagu heinaringile üle neid kaasa ei võta, aga siis te teate, et ühesõnaga nii see vaikselt läheb. Vassanti lambad, ma näitan teile korra seda, et Vassanti lammas, hästi pisike, minilammas, normaalne suurus seal on ja jäär on seal, aga siis meil üks aasta sündis selline tüüp, kes on siis nagu Vassantist veel 2 korda väiksem ja tõenäoliselt on lihtsalt lillipuit selles mõttes, et tal on otsaesine ka sükene koljukuju on teistsugune ja ta nagu ei kasva rohkem. Et ma arvan, et meil on lillipuit kääbuslammas, mis on nagu, ta on reaalselt nagu täitsa mini. Ta on nagu nii mini, et ma ei kuida ette palju, ta kaalub nagu paar piimapakki. Aga tavaline minilammas on selline, mis on ka väga mini ja väike, et palju villa, aga üldiselt on hästi väiksed. Aga siin on väike lillipuit lammas.
aga ta on üliarmas, hästi sotsiaalne, hästi tore. Nagu ma rääkisin, siis suurtel lammastel on suur rull eeskoog ja veistel seal täpselt samamoodi on kogu rull ees, et nendele ei pea panema, teeb elu hästi lihtsaks. Siia sündis üks tall ka juurde eile, see on kuskil sees järelikult, aga nüüd ma annan siis sinna majja, panen eeslile ja kitsadele heina ära ja siis natuke heina läheb siis kapipaarale siia majja ka. Ja siis on ATV-ga see ring läheb siit lõpuni ja siis ma olen nagu ühel pool. Täna on selline ilus päev, siis mõtlesin, ma hakkan eile õhtul juba lõikasin võrgud õigesse mõjutu ära ja hakkasin tegema siis ümised aeda lõpuni, sest ümised ärkavad talvunest juba ilusti ülesse ja siis nemad tahaks ka uue päikese kätte ja et saaks siis ümised välja, teen selle aia valmis. See võtab palju aega, aga igast muid asju tuleb vahele. Näiteks nüüd ma just võtsin murutraktor, see ei ole muru niitmiseks meil, vaid on murutraktor, millega me veame vett loomadele. Ja sellel on niisugused vanemad rehvid, päiksegas ikkagi reppavad ära ja need on need rehvid, millel on siis õhukummi jälle sees. Ehk siis ta hakkab vaikselt nagu õhku läbi laskma ja vajuvad tühjaks. Ühe ma tegin juba, lasin teha, ma ise saaks tehtud küll, ei viitsi, sest aega on lihtsalt liiga vähe. Siis meil on Orissas niisugune tore koht nagu soovipood, nemad müüvad murutraktoreid ja remondivad ja tead asju. Ma viin rehvi sinna, seal on mustrid ja kõik asju, aga nad paned õhukummi sisse lihtsalt, siis nagu ta kannatab nagu, hoiab õhku sees lihtsalt ja ongi hea, saab jälle tööd teha, et ühe ma lasin juba teha. Nüüd on teine vaja ka ära teha, et ei ole pääsu. Et nüüd on veering tehtud, loomaveering tehtud ja siis me saame äkki nagu kohe homseks nagu selle korda, et siis homme saab jälle veeringi teha terve rehviga. Vot siuksed asjad nagu tulevad vahele kogu aeg, et sõida edasi-tagasi siin. Aga ümised aed siis on niimoodi, et see tuleb natuke teistmoodi, kui näiteks seal kõrval on kungiaed on ju, kõrgus on sama, ehitusmeetod on ka sama peale selle, et võrk läheb nagu siis sellest brussist sisse poole ja sisse poole sellepärast, et ümised on väga tugevate hammastega ja nemad muidu lõhuvad brussid ja puidust asjad ära kõik, et siis nagu paneme võrgu sisse poole. Et visuaalselt jääb natuke teistsugune, aga täiesti praktiline valik, mis ta niipidi läheb siis on ju. Ja siis sinna peale tuleb ka teha see äär veel, et ei oleks üleronimise ohtu, sest nendele meeldib nagu ronida ka mööda. Nad on lihtsalt paksud tegelased, aga nad ikkagi ronivad mööda võrku üles, et tuleb teha sinna niisugune laiem äär ka, täpselt nagu skunkidel on. Et ma ei tea, kas ma teen selle puidust, et kas nad sinna nagu nüüd rippu jäävad ja üritavad närida seda või teen sellega kuidagi metallist, et metallist oleks mõistlikum muidu. Et lihtsalt tuleb laudseina peale, tuleb ka see maja, mis neil on, et laudseina peale tuleb ka panna mingi metall selles mõttes, et muidu nad seovad see laudseina ka ära, et nende maja seest poolt on ka nagu plekiga kaetud. Et selle vastu ei saa, et nemad on jah, sellised hullud närilised. Seal samas nende aias on võrkpõhi ja siis on uus kruus peal, et nad saaks kaevata, et neil on vaja kaevata. Ja siis peame sisustusega sisse tooma, et toome mingi kive ja kände ja igast selliseid asju ka. Ja ideaalis leiab mingi kännu, millel on nagu juurestik ja et ta tuleb nagu kasvama ka midagi. Kuigi ma ei tea, kui kiiresti et selle ära söövad või hävitavad, et eks neis. Aga praegu lähme siis soovipoodi, viime sinna murutraktori rehvi ja siis loodame, et nad teevad selle täna korda. Just jõudsin Orissaarde. Esimene asi meil tankla, kütushind on küll ikkagi viisakas on ju. Et need sõjad mõjutavad ikka päris julmalt. Ma ei kujuta üldse ette, et mis see järgnev aasta või aastad toovad meile, et jube keeruline on ennustada ja eks see natukene mõjutab ikka meid ka, et kulud lähevad hästi suureks, elektrihind hästi kõrge, kütused kõrged on, et kaua me saab pulli teha saame niimoodi, et entuka pead võid ju teha küll, aga kui lihtsalt maailm läheb tuksi, sest inimene on lihtsalt nii tark loom meie planeedil on ja et ta hävitab nagu ise ennast ära, siis palju õnne. Võib-olla peakski hävitama, ma arvan. Mina olen seda meelt, et inimene peabki ennast ära hukkama lõpuks, et planeedil oleks rahu majas, sest planeet oli kõvasti enne meid siin ja on kõvasti pärast meid siin. Et inimene lihtsalt nagu, tundub, et lihtsalt nagu ma ütlengi, on lihtsalt nii rumal liik, et pommitame, lõhume, teeme, et selles mõttes hävitame. Julm, lihtsalt julm. Uus hommik, eile jõudsin ümised aiaga siis nii kaugele, see on siis skunkide aed on ja ühine majas on pooleks ja siis ümised aed on nii kaugele, et ma panin võrgu ära, võrk on pandud. Nüüd tuleb siia peale panna midagi, et nad ei saaks üle roninda. Alguses mõtlesin mingi metall, see mõttes ülejäänud kõik puidust, äkki metall ei ole kõige parem mõte, lihtsalt, et sobiks kokku paremini, siis ma mõtlesin, et paneks siia peale ühe laiema brussi. Ja enne kui ma selle panen,
tuleks tuua siia ära sisustus, sest praegu on kruus, et nad saavad kaevata, võrk on all, ilus kena, tagumine külg tuleb ka veel võrgu katta, sest seda lauda ei saa jääda neile, aga ma arvan, et sisustus ongi nüüd järgmine etapp, sest maa on praegu enam-vähem tahke, nii et lähme lükkame vandu tööle, paneme vandu tööle sooja, siis ma näitan seda brussi ka, mis siia peale läheb, et ma käisin eile linnas, tõin ära plekid uue troopikamaja jaoks ja siis, mis said valmis ja siis samas, kui ma juba käruga seal olin, siis ma tõin brussi ka. Panin avandi sooja, natuke las ta tuksub natukene, ma lähen vaatame need brussid üle ja siis ma lähen korraks otsin, kust ma saaksin mõne, ma ei tea, mingi äge känd ja mingid asjad võiksid ju seal aias olla, mõned suuremad kivid. Ega selles mõttes varem ma ei saanud nagu neid niinimetatud selle sisustuse peale mõelda niimoodi enne avanti, aga nüüd ma saan ju tõsta mingi päris ägedaid asju, nii et see on väga suur pluss. Nii, ja brussid on siis siin, et need lähevad siis sinna peale, et see on 25 ehk 250 lai on ju, et seal on see praegune bruss on nagu 10, paneme sinna peale, siis jääb siit 15 niimoodi, et ei saaks üle ronida. Ma arvan, see peaks piisama, sest nad on sellised paksud mühakad ja ega nad nagu väga ennast keerata ei saa seal. Ja siis plekk on seal all, millele ma tegelikult järgi käisin, et 6-meetrised brussid väärisime otast natuke ära ka, et politsei olnud ei riideks väga, aga 6-meetrised brussid on siis siin peal jah, et käru ise on 3, natuke on liiga palju üle, aga mitte väga hullusti. Lähme siis avandiga teele. Järgmine nädal ma lähen avandile tooma ühte lisavarustusjuppi ehk siis avandi ette multser või multser on selle asja nimi. Et sükene asi, et ma saaksin, nagu ma rääkisin, me võtsime hästi palju võsa seal maha talve jooksul. Õigemini Aivo Külli ja Meelis ja kõik olid meil talvel tööl seal, sellepärast, et oli lumi maas. Mingit tarkust on vaja teha, siis me tegime uusi karjamaalasid, aga siin jäävad tüükad püsti. Sellised näpuemmeldused tüükad ja see on selline jube jama olukord, sellepärast, et loomad, kui astuvad selle tüüka peale, siis see teeb jalgadele haiget. Ma ei ole kindel, et ma mahmasid vaat läbi. Mul tahaks mahtuda. Mahtusin läbi. Ikka peab riskima, proovima. Ühesõnaga, need tüükad on siis seal püsti ja need lõhuvad looma jalad muidu ära või ma kardan selle pärast, sest see on nagu siil seal. Aga ta on sellised näpuemmeldused väiksed ja siis ma helistasin avanti, et küsisin, et kas neil on mingit sellist asjandust, mis nagu avanti ette võiks käia ja et kas see suudab nagu sihukese nagu asjaga teha midagi. See multser peaks nagu toimima ideaalselt. Ma vaatasin neid videosid ka selle kohta ja see tundub päris julm ja võimas, et siis ma lähen neljapäeval lähen Tallinnasse, toon selle multseri sealt, panen käru peale ja siis saamegi proovida, et saab nagu metsal selle ala korda teha. Hullult põnev, ma ei ole kunagi tegelenud sihukese asjaga või teinud seda, siis tundub hästi äge ja ongi põnev. Kätte sain sihukene äge känd, ma kartsin, et ma ei ulata selle noolega nii kaugele, aga sain kätte. Korra pidin uuesti võtma, aga sihukene känd, ma arvast jumalast äge. See on siin metsal olnud mingi aeg. Iga kord, kui ma metsal kuskil jalutan või vaatan, siis ma iga kord nagu jätan justkui meelde, et kus mingid niinimetatud teiste jaoks nagu kola on, mis on nagu kännud visatud kuskile. Siis ma saan nagu ära kasutada need ja jääb meelde, et kui kuskil on vaja. See on hullult äge juurikas, see on kuusepuu tegelikult. Aga see on tagurpidi olnud tükk aega, siia vahel on juba mingid taimed kasvanud, siin on näeme metsmaasikas ja ma panen ta tagurpidi ka niimoodi ideaalis, et see nagu annab ägedat efekti minu arust. Vaatame, et Marini siis jääks pihta. Ühesõnaga, meil on päris suur see känd, see on hästi lai, aga ma just mõtlen selle peale, et siit sükene suur kollane traktor läbi ei saanud, et siin on need kasepuud ja kõik asjad, et vaatasin, et avandil on ju 700, 800 ka, et 700 saaks ka ilusti veel, et tõenäoliselt avandid kõik saaks siit läbi. See on lihtsalt, praegu on väga lai känd, ma vaatan, siit ma tõenäoliselt praegu väga hästi läbi ei saa. Kui ta ikka saab, proovime, ja. Et sellise väikse masina jaoks on need nagu ideaalsed teed. Ja ausalt, ega mul nagu siin loomajalas nagu see suuremad masinad tõenäoliselt ei, nagu mul ei olegi teha midagi. See on täpselt õige, see tõstab mu heinarullid, see tõstab meie kõik need asjad, vahendid, aga kui peaks nagu mõtlema selle peale, et mis suurema masinaga, siis jah, suuremad masinad nagu justkui omada nagu polekski mõtet, et see lihtsalt ei ole praktiline. Me ei tee suure masinaga nii palju tööd, et praegu see 600 avant nagu teeb nagu kõik asjad meil ära ja kui ta suudab selle multseriga nagu näiteks need karjamaad ka ära puhastada,
ma ei tea veel, me hakkamegi vaatama seda, järgmine nädal hakkame vaatama seda, tõenäoliselt selle nädala lõpus, teie jääb järgmine nädal, on ju, et kas ta suudab nagu teha seda tööd ka, siis et see pinnase hooldus sealt tagant, sest see ala on tegelikult päris võimas seal, mis tuleb teha, see on seal taga, nagu te näete, kõik see metsaosa, mis seal on, mis oli võsa mets, on ju, nüüd ta on lihtsalt suured puud on, tammepuud jäävad kasvama, aga seal on kõik selline siil maas võsast. Et selle lähme nüüd siis purustama ja puhastama, et see tundub päris vinge asi. Siia pidi tulema minisead, ma mõnikord mõtlen see peale, see on hästi suur aed tegelikult, et võib-olla peaks kamerani lambad tooma siia. Nii, ma sõime nüüd selle kännu siia. Pidasime plaani, et kuhu see panna, kas sealt poolt või siit poolt. Aga see pool on väga hea, et me suudame siin käsitsi siin lahtse kruusa pool seda sikutada, et see ei ole nagu nii raske kui mingid suured kivid. Aga ma lähen nüüd toon siis midagi veel. Nüüd ongi see kujundamise koht ja siis me saame hakata brussi panema. Aga siin on ruumi toimetada küll, et ma ütlen, siin saab keerata 3 korda veel ringi, et amendi keeramine nagu nii hea on ju. Aga ega me neid vahest nagu kitsamaks enam ei tee nagu inimeste jaoks, sest meil käib juba inimesi nii palju, ja alati nüüd peame mõtlema selle peale ka, et me saaks masinatega liikuda ja teha. Aga lähme otsime veel kände, lähme otsime mõne suure kivi ja siis vaatame edasi. Vedasin nüüd siis brussid ATV-ga siia ümised aia juurde. Võtame koormanivad lahti ja siis saime jupid õigeks. Ja ega muud ei olegi, jupid õigeks paneme kinni. Ja teoreetiliselt siis võib ümised laugu ära teha juba, et nad saad õue tulla selle, kui ma panen seda tagumist võrku seal. Et see justkui neid enam ei läkista, et nad saaks siin aias juba olla, sest ega nad kohe läbi laudseina ennast ei näri, et see on nagu niisugune, et see ei ole siuke asaptöö. Aga jah, ma arvan, me saame täna välja. Seda ägedam on. Kivid on sees, kännud on sees, ma tõin siia mõned puutüvid, mõni, mis on sees tühi, et nad saaks sisse ronida kuskile. Et ma arvan, et neil saab lõbus olema siin. Ja neid on äge vaadata ka, kui nad siin toimetavad. Kell on 12:30 ja mina olen siis jõudnud nii kaugele, et see äär on pandud. Äär on pandud. See on vägev korralik selles mõttes. Siin tahaks nagu, teised meid ütleks, võib-olla tahaks, et õllelaud korralik, paarilett, aga mina on kohvi siin peal, saan ümised vaadata. Sijustus olemas, äär on olemas. Ma panin siis selle teise raami külge ja siit korralikude kruvidega läbi. Need on sellised tummised, kuuesed kruvid ja võtab ilusti kinni ja et ühenduskohtade peale, mis siin on 2 ühendatud on ju, siia paani ta põhimõtteliselt 6-meetrine ja siit panin edasi, siis ma panin metallplaadi suure alla siia sõrm puruks muidugi nagu ikka ja siis nende nurkade koha peale. Need ei ole nii 100% tasapinnas on ju, otseselt mitte sega, see on nagu looduslik värk on ju, väike vahe on siin, aga siia sama metallplaadi panin siia alla ja nendesse nurkadesse panin siis metallnurga sinna ja sinna poole. Et jumalast hinge. Kaugelt vaadates, kui nüüd see ära imuta ka, sobib ilusti siia peale ja toimib. Ma arvan, ma koristan nüüd need asjad ära ja viin ATV minema, teen lõuna ja siis ma tulen juba teen ümisjatele augu ja siis muidugi selle augu ümber tuleb ka hiljem panna metall. Et see ei saa jääda lihtsalt niimoodi, et jääb auk läbi seinapuidust. Aga see on juba kõik sellepärast, et nad on närilised ja neile meeldib närida. Et koristame ära, lõuna ja siis ümised välja. Tänaseks ma olen jõudnud siis nii kaugele, et ümisejad on väljas, ehk siis õues on ja oma aediku. Aedik, ma võiks öelda, põhimõtteliselt on valmis peale selle, et tuleks ära imutada siis pealt need puidustusosad, mis me juurde lisasime siia ja ma nägin meie võtmes, mina panin tegelikult, seda tuleks kõik ära imutada. Seda ma täna tõesti ei jaksa ja ei viitsi ka, et äkki homme saab teha. Ma unistan, et täna sadama ei hakka, et siis on nagu hea imutada homme. Panin siis ära siia veel seina peale, laudseina peale siis üks tiheda võrgu.
sest nad ilmselgelt hakkavad kohe närima seda puitu muidu, et võrk katte peale üldse ei jää häirima tegelikult, et ma alguses arvasin, et äkki jääb nagu kole või midagi, aga ei ole hullu midagi. Et üks sümisja on käinud väljas ka juba paar korda siin vaatamas, et korra ma panin nad uuesti kinni, kui ma panin see võrgu ette, siis ma tegin augu sisse uuesti, näe, tuligi vaatama, kes see räägib. Et noh, nad sellised natuke tudjused on alles, aga nüüd päike juba paistab ja nad, ma arvan, et homme juba toimetavad täiega siin. Et hullud ägedad tüübid sellised, ülbed, lihtsalt ülbed. Ja siis ma panin nüüd lõpuks siia taha veel ühe brussi juurde, natuke niisugune köver, propeller, banaan oli, aga siia taha, siin tagada teeb oma töö ära, suurte korralike kruviga tõmbasin kinni. Köver on natukene, aga sellest ei ole midagi, see on selle jaoks siis, et kui ta mööda seda võrku natuke ronib veel üles ja äkki saab käpad kuskil ääre taha, et tõmbab ennast ülesse, mis on vähe tõenäoline, aga igaks juhuks panin ikka. Et selline see ümisete niisugune aedik siis on, niisugune suur avatud, tore vaadata. Ma kujutan ette, et kui nad hakkavad õuest toimetama ja nad kaevavad ja möllavad siin ägedalt, et see on äge koht, mida jälgida, kuidas nad tegutsevad. Homme peab veel koristama, aga päris suur asi jälle olemas. Ja loomad, mida inimesed ei ole siis tegelikult näinud varem meil loomaaias, et nad on meil ju olemas olnud natuke aega juba, sest magasid ju talvund ja siis me nüüd mõtlesime, et kevadeks saab nagu siis uue aediku ja siis saavad inimeste ette. Et siuke päev. Te olge tublid, share, klikk, jagage, näeme järgmine video ja muidugi tšau!